Nii, aga läheme edasi. Kaur Sarv, linnalabori liikluse spetsialist, võtab nüüd kohe sõna. Tere! Kõigepealt tuleb juttu sellisest asjast nagu liikuvuskavad ja minu käest on sel nädalal päris palju küsitud, et mis see liikuvus on ja kas ma selgitaksin või tõlgendaksin seda ühe sõnaga või kuidagi lihtsalt eesti keeles, et inimestele tundub, et see on uus väljend ja mida ma sellega öelda tahan ja mida linnalabor tahab öelda liikuvusnädalaga, korraldades seda osana ÜRO liiklusohutuse nädalast. Ja täna ma vaatasin hommikul eesti keele seletavast sõnaraamatust, et mis võiks olla liikuvus. No seal oli närvilõpmete liikuvus, seal oli jäsemete liikuvus, aga oli ka näiteks meloodia ja fantaasia liikuvus. Et ma arvan, et need võiksid olla need näited, mille peale just siis meloodia ja fantaasia, mille peale me võiksime mõelda, et mis on meile linnas oluline ja kuidas me tahaksime, et see linnaliiklus oleks korraldatud. Me võime minna kohe nende slaidide juurde. Et siin on võrdlemisi tumedalt, aga mul on alguses mõned näited sellest, et kuidas lapsed kooli lähevad. Hiljem ma räägin ka sellest, et mille raames see sai tehtud, aga see on näide ühe Merivälja kooli õpilase pildist, kuidas on nende koolitee hommikul. See on nüüd Kõivutee peaks olema, mis läheb sinna ülesse. Siin on lapsed, neid te praegu hetkel ei näe, aga nad on seal hommikul. Ja kahes suunas sõidavad autod. Miks need lapsed seal autode kõrval 300 meetrit kuni koolini lähevad, on see, et siin paremal on bussipeatus ja siit nad tulevad. Lisaks on seal tee peal ka lasteaed, see loob omaette liikluskoormuse ja Merivälja kool on tükk aega mõelnud, et mida nad saaksid teha seal, et mis võiks olla see lahendus. Vaatame nüüd järgmist slaidi. Et see on nüüd väga tume, aga kui te lähete liikuvusnädala koduleheküljele, siis te saate sealt paremini aimu. Selle nädala alguses ilmus üks video, kus üks Gustav Adolfi gümnaasiumi laps läks rattaga kooli ja tuleb sealt Kolde puiestelt ja see koht, mida te siin näete, on Kelmiküla peatus. Ja seal on üks bussi ootepaviljon ja ta sõidab siit vahelt läbi. See laius on tema jaoks, täpselt see ratta lengstangide laius. Et kas rattaga on see ohutu, kas see mõistlik? Kui ta kaardistas seda kohta, siis ta märkis, et see on tema jaoks ohtlik koht, sest peatuses on inimesed ootamas ja see on see koht, kus võib olla siis kokkupõrke või ohukoht ja sellepärast ta sõidab sealt tagant. Vaatame järgmist pilti. Siin on see, et kuidas minnakse hommikul kooli. See oli laps, kes tuli Lasnamäelt, me panime talle kaamera siia sedasi keha külge, terve tee ta siis sõitis bussiga ja see on siis üks vaade, et mis talle avanes tee peal. Sel poisil eelneval jalgratturil oli siis kiiver peas ja sellega sai kätte tema vaate. Vaatame järgmist. Et mis on need liikumisviisid? Me teame kõik, et enamuses tullakse autoga, ühistranspordiga, millega tavaliselt tullakse kooli. Jalgsi ka palju ja kui me vaatame järgmist slaidi, siis on see selline tüüpiline lapse hommik, võib-olla autos, kui ta seal ees istub, kui ta istub taga, siis näeb ta seda seljatuge seal ja järgmise pildi pealt on näha, et kuidas hoopis võiks kooli minna. See on nüüd Tallinna Ülikooli juures ja see kaamera on rula küljes ning poiss sõidab sellega Gustav Adolfi gümnaasiumisse Kadriorust. Ta läks hoogsalt ja kõik läks kenasti, ühegi lapsega ei juhtunud mingit õnnetust selle tee peal, aga ainuke, kes vastu ei pidanud sellele hoogsale sõidule, oli see sama kaamera, kes seal rula küljes oli. Aga kui me küsisime, et kui tihti sa käid või kuidas sa käid ja ka selle jalgratturi käest, et ei ole ju ilmad veel üldse nii soojad ja küsisime emade käest ka veel, et kas te ikka lubate selle filmimise jaoks niiviisi, siis nad ütlesid, et kui lumi ära läheb ja vähegi juba soe ja puhas on, et siis me läheme juba teele.
Et pigem oli nende mureks see, et kus kohas hoida neid rattaid ja rulasid seal koolis, kui see, et see teekond oleks keeruline või raske. Nii, ja siin on teile selgitus, et mis on liikuvuskavad. Neist on nüüd palju juttu olnud, aga kõige lihtsamalt öeldes on liikuvuskava selline 30-40 leheküljeline dokument, mis võtab kokku selle, kuidas inimesed lähevad oma sihtkohta. Mõnes mõttes tuleb see sellest, et iga sihtkoht, kool või ettevõte loob transpordikoormuse. Me tahame sinna minna, sinna tulevad inimesed ja liikuvuskava vaatab seda transpordikoormust. Et see sama bussijaam siin loob transpordikoormust või koolid või poed ja liikuvuskava abil on võimalik vaadata seda, et kui palju seda koormust tekib piirkonnale. Ja siis, et kas seal oleks vaja parkimiskohti luua või oleks otstarbekam mõelda hoopis bussiliini loomisele või ka jalgrattakohtadele näiteks. Ja järgmise slaidiga nüüd ma räägin teile natukene lähemalt, mida me oleme teinud linnalaboris viimase aasta jooksul. 1,5 aastat tagasi rääkis üks lapsevanem meile, et Vestholmi kooli algklasside maja juures üritavad autod punast tuld vältida niiviisi, et nad sõidavad algklasside maja trepi eest läbi. Ja siis meile soovitati, et Maanteeametil on selline kaardirakendus, kus lapsed saavad ise märkida oma kooliteed ja selle ohtlikke kohti. Nad on seda varem teinud paberil, nüüd oli see just valmis saanud selline elektrooniline lahendus. Ja kui kellelgi on huvi seda oma lastele korraldada või organiseerida, siis siin on ka viited, et kus te Maanteeameti lehelt selle info leiate ja kuidas te saate siis õpetajatele seda soovitada. Aga see läbiviimine käis 4. kuni 7. klassile ja geograafia või loodusõpetuse tunnis. Alguses me ootasime või lootsime, et õpetajad teevad seda, aga siis selgus, et mõnel pool tuli meil appi minna ja siis kokku 1200 lapsest me aitasime seda kaardistamist 700 teha. Ning järgmisel pildil näete te, missugune on siis lapse jaoks see kaardirakendus. Arvutiklassis hakkab tund pihta, terve tunni jooksul laps siis saab märkida oma kooliteed, tal on siin, kool on juba olemas ja ütleme näiteks, kui tal on kodu siin Kauka tänaval, siis ta hakkab siit muudkui märkima, et kuidas ta kooli jõuab. See on reaalgümnaasium seal või reaalkool. Et nad märgivad oma koolitee, mis on kokkuvõttes meile vajalik liikuvuskava jaoks ja nad märgivad ohtlikud kohad ja ka liiklust puudutavaid asju nagu ülekäigurajad ja tunnelid, foorid, mis näitavad seda, et kuidas nad on omandanud liiklusteadmisi või liikluskasvatusteadmisi. Et kokkuvõttes sai sellest Maanteeametiga selline väga huvitav ja põnev projekt ja kodanikuühiskonna sihtkapital toetas meid, et me viiksime selle projekti läbi 8 koolis. Nüüd, kui järgmises slaidi vaadata, siis siin on näha, et me oleme nüüd juba jõudnud 10 koolini. 7 neist on Tallinnas olnud, küll kesklinnas, küll Lasnamäel, Nõmmel ja 2 Harjumaal ja nüüd tuli ka Kohila kool veel juurde Raplamaalt. Et järgmisel slaidil on kokkuvõte, kuidas nendes 8 koolis, kus me sügisel kaardistasime, mis seal toimus ja kuidas lapsed kooli läksid. Kõige rohkem mindi kooli ühistranspordiga, 35% sellest 1200. Jalgsi on loomulikult järgmine, et ikkagi kooli läheduses on see jalgsi mineku osa võrdlemisi suur ja autoga on siis 26% ning arvestades, et kaardistamine toimus oktoobris ja novembris. On neid rattureid 8, aga kummaline oli see, et novembris oli need koolid, kus me novembris kaardistasime, siis seal oli rattureid rohkem, sest november oli niivõrd soe ja 7 kraadiga ei olnud laste jaoks mingi mure sõita, et kui tuli lõpuks lumi maha, siis mõned olid veel hommikul tulnud ikka rattaga, sest seda lund ei olnud piisavalt. Ja kui neid koole nüüd jagada omavahel või mis see selline kokkuvõte võiks olla sellest, et kuidas kooli tullakse, siis Tabasalus tullakse kõige rohkem autoga. Te näete pärast ühte kaartiga, miks nad tulevad. Kesklinnas on hea ühistranspordiühendus ja Merivälja, Peetri ja Nõmme on sellised jalgrattapiirkonnad. Lasnamäe on valdavalt jalakäijate ala,
mis võib tunduda alguses üllatav, aga mõeldes selle tiheasustuse peale, siis on see väga loomulik. Kohilas jagunes väga võrdselt ühistranspordi ja auto vahel ning neid ohtlikke kohti ja ohtlikke alasid oli kokku ka pea 1200, nii et võiks öelda, et iga laps märkis ühe ohtliku koha, aga tegelikkus oli see, et osadel lastel ei olnud peaaegu ühtegi ja teistel oli siis selle eest jällegi palju neid ohtlikke kohti tee peal. Nii, järgmisel pildil näete te siis ühte tulemust Merivälja kooli juures. Kui ma enne näitasin seda pilti teile, siis see õpilane oli pildi teinud siit, vaatega siia poole. Kool on tal siin lõpuks. Et see on siis see kitsas tänav, kus autod sõidavad kahes suunas ja lapsed kõnnivad muru peal paremal. Ning kollasega on siin märgitud need alad, kus laste hinnangul autod sõidavad, ületavad kiirust. Viirutatud ala on üks uusarenduse piirkond, kus on tänavavalgustust puudu. Heledamad sellised ringid on kohad, kus laste meelest on vähem ohtlikud kohad, aga suuremad ringid siin on need, kus on laste hinnangul rohkem probleeme. Ja järgmise kaardi pealt te näete, et Tabasalu, sellised kaardid tuli meil igast koolist ja need võtavad siis kokku, et kuidas lapsed tulevad või mis on selle kooli nii-öelda toimeala või toimepiirkond mõnes mõttes. Et neil on küll 3 bussiliini, tuleb üks laps siit Kristiinest Tabasalu kooli, aga kuna nende lapsed jaotuvad nii palju väljapoole Tabasalu asulat ja väljapoole ka seda 3 kilomeetri ringi, mis on praeguse kooli seaduse järgi lubatud jalgsi käigumaa lastele, et siis arvatavasti sellepärast, et lapsevanemad lähevad pärast tööle Tallinnasse, viiakse laps ka kooli juurde ära. Ning kui me läheme siit edasi, siis siin on üks nimekiri nendest probleemidest, mida me arvasime, et mida lapsed võivad välja tuua ja mis nad mõtlevad. Et kas tervislik liikumisviis ei ole ohutu või on palju ummikuid või siis on nende vaateväljas kas prügikaste või sõidukeid. Ja nüüd järgmisel slaidil on näha see, et mis tegelikkus oli. Nad jagunesid 2. Olid liiklusprobleemid, kihutavad liikluseeskirju rikkuvad autojuhid, puuduvad kõnniteed, ülekäigurajad ja siis koolide ümbruses tihe autoliiklus, aga oli ka siis, ütleme, linnaruumiga seotud probleeme. Toodi välja sotsiaalseid või lausa kriminaalseid asjaolusid, et kus on süstlaid, kus on ebameeldivad või hirmutavad inimesed, kus on kõhedad või pimedad kohad, valgustamata teed tänavad, talvel jääpurikad ja siis ka loomi, et kas kurjad koerad või siis lausa nagu Tabasalu puhul oli see, et rästikud on tee peal. Et ka selliseid ohte märgiti ja me lasime neil kirjutada neid. Ja nüüd edasi vaadates on meil näha, et on ettepanekud, mida me tavaliselt teeme. Et me soovitame vastavalt sellele, et kuidas on iga kooli juures need probleemid, et kus on siis teed või tänavad puudu või ülekäigurajad puudu, siis me anname neid ettepanekud, anname kohalikule omavalitsusele ja koolile üle. Nad saavad siis vaadata, kuhu lapsed on märkinud midagi. Vahel nad ütlevad, et see on neil plaanis, vahel nad ütlevad, et see on täielik üllatus, et sealt üldse käiaks, et kas vanemad ka teavad, kust nende lapsed käivad koolis. Et see kaardirakendusel on see hea asi, et koopia läheb nii lapsele kui ka õpetajale ja kui vanem soovib, siis tal on võimalik tegelikult seda kaarti näha pärast. Ja ettepanekutest on veel see, et kuidas võiks autokasutust koolide ümber vähendada, kas luua kindlad mahapanekukohad laste jaoks, kuskil koolist natukene eemal, et ei peaks kõik kooli ukse ette sõitma või siis koos ühisauto kasutamine. Ning mis meile on öelnud siis haridusametnikud, et praktiline vajadus on tegelikult see, et 1. klassi lapsed, kui nad kooli lähevad, siis alguses see 6 aega on võrdlemisi palju seda autoga viimist, sest nad kas ei tea kooliteed või nad ei julge veel minna või vanemad ise tahavad kaasas käia. Et nad ütlesid, et kas te saaksite teha midagi sellist, et neile vanematele teada anda, kuidas oleks kõige parem ja kindlam lapsi kooli juurde, kooli lähedusse viia või et kust nad saaksid tulla ise. Ning kokkuvõtteks järeldused. Et
need laste kooliteed ja liikumisvalikud sõltuvad linnaruumist, sõltuvad meie liikluskultuurist. Jalgrattur sõidab keset sõiduteed sellepärast, et ta kardab hoovidest välja sõitvaid autosid, ta kardab uksega või mõnele avaneva auto uksele pihta sõita, siis kokkuvõttes see, et kui me küsisime laste käest, et kui palju teiega liiklusest räägitakse, ta ütles, et 2 korda, sügisel ja kevadel. Siis meile öeldakse, et kuidas me liiklema peame ja siis meid saadetakse teele. Et selle peale me küsisime, et kas teie käest uuritakse kunagi ka, et kus teil on siis probleeme või kus on keerulised kohad. Seda eriti ei tulnud, et võib-olla mõnes koolis on see, et õpetajad, kus käivad kaasas, et on keerulisi kohti ja nad näevad või kui lastega mingid muresid, et siis kostab neid. Et selles mõttes on see kaardirakendus hea võimalus koolidele, nad saavad seda kasutada ja nad saavad lapsi kaasata, et lastel tekib see mõnes mõttes mõistmine sellest, et kust liiklusprobleemid tulevad. Ja lõpuks me jõudsime selle juurde, et väga palju sõltub lapsevanematest, et kuidas jõuda lapsevanemateni, et jah, praegu nüüd lapsed kaardistasid ja jõudsid selleni, et kooli ümbruses on palju autosid, aga et kas lapsevanemad ka sellest teavad või kuidas nad sellest teada saaksid ja et kuidas saada välja sellest nõiaringist, et ma pean oma lapse autoga kooli viima selleks, et seal on võrdlemisi ohtlik, sest seal on nii palju autosid. Ja võimalusi, ma arvan, on siin veel palju, et igasuguseid mänge, võistlusi ja politsei informeerimist. Et see on üks näide liikuvuskavadest ja üks näide sellest, et kuidas liikuvust hinnata. Et sarnaseid kavasid võib teha linnaosadele, ettevõtetele ja kas või poodidele või bussijaamale. Et ma loodan, et see läheb käima Eestis. Aitäh! Aitäh, Kaur! Kas on siit küsimusi Liina Laborile? Millal te teete liikuvuskava Liina Laborile? Nii, me oleme mõelnud, et kõigepealt me teeme koolidele, siis teeme mõnele ettevõttele, siis võib-olla linnaosale, lõpuks Riigikogule ja nüüd me peame sinna selle linnalaboriga vahele panema. Muidu on nagu kingsepa kingad, et see tundub, et see jääb jah, selliseks. No partnerid on teil kindlasti, Maanteeamet ja kellele võiks ka täitsa teha. Just. Aitäh. On veel küsimusi, kommentaare? Ma enne ka küsisin, ma tutvustanud ennast, et Kaimo kodanik, aga ma töötan Eesti Linnade Liidus. Et küsimus selline, et kas nendest kavadest nagu midagi edasi ka läheb, on keegi öelnud, et see on tõesti väga hea idee, et teemegi paremaks või see kava on, et mis nagu edasi saab? Kas on kah midagi, keegi nagu öelnud ka, et hästi lahe, et hästi mõistlikud nagu asjad, et vaatame üle, teeme nagu midagi või et tore, aitäh, oli tore. Kui nüüd Regina paneb tagasi ühe slaidi, kus oli see Merivälja kooli kaart, siis ma saan näidata konkreetset tulemust. Aga senikaua ma võin öelda, et jah, me saame ja ka neid vastuseid, et tore, et tegite ja vahva ja eks siis näeme kunagi jälle. Aga teine on ka see, et me anname need kaardid pärast kohalikule omavalitsusele ja koolile. Et kohalike omavalitsuste teede spetsialistid on olnud just need, kes on olnud nendest väga huvitatud, sest nemad saavad ju KIS andmekaardi peal saavad need punktid ja kohad kätte, et kus on siis probleeme ja nad saavad hakata selle põhjal tööd tegema. Aga siin Merivälja kooli juures märkis üks laps, et tal ei ole, et siin puudub kõnnitee. Võib-olla siis üks, kes teiste eest seisis ja leidis, et seda tuleb sinna märkida, ning samal ajal oli algamas Merivälja koolis juurdeehitus ning Transpordiamet, kui nad kuulsid sellest, siis nad ütlesid, et aga lisame selle kõnnitee sinna ja nüüd loodetavasti saab see sügiseks sinna valmis. Ei, väga ilus. On veel küsimusi? Ei ole. Aitäh, edukat liikuskavade tegemist teile siis. Ja lähme siis edasi